No ma arvan, et see on täiesti ootamatu juhus, et ma Villikoga istun saunas ja tulime just koos lavalt. Me oleme siis Mustamäe elamusbaas ja jumalik koreograaf, lavastaja on tegelikult olnud siin saunas mitte ainult minuga, vaid vist juba nädal aega järjest. Täpselt nii, nädal aega me oleme siin olnud ikkagi küll. Mõtlen, ma pole elu sees nii palju saunas käinud, kui selle nädal aega kokku ja ma ei ole 20 aastat vana. Igatahes põhjus ei ole mitte see, et sul on lihtsalt nii palju vaba aega suvel ja sa ei taha mitte midagi teha, eks ju, vaid tegelikult põhjus on see, et toimub selline hästi huvitav Eesti meistrivõistlus, aga milline täpsemalt, ütle 2 sõna mulle, mis sa siin teed? See on siis Aufkussi meistrivõistlus saunameistritele. Noh, kes ei teagi, mis on saunameister, aga see ongi pikk jutt. Aga mis me siin teeme? Ehk siis me oleme pannud sellised lühimini-etendused sauna. See ei ole väike tillukasaun, see on suur, kus mahutab umbes 80 inimest, seal on suur lava, kerislava. See saunameister käib ringi, meil on seal etendused erineva sisuga. Ehk siis, et inimestele, kes meeldib saun, võib-olla ta käiks niisama. Aga võib-olla mõni ei taha sauna tulla, võib-olla on igav, mis ta seal istub. Nüüd on tehtud selline asi, et ma seal istun 10-14 minutit, naudin ka show'd. Aga see pole ainult show. See on nagu tehtud natukene meelelahutuslikumaks, sest tegelikult on tähtis kuuma õhu voolamine rahvasse. Ehk siis selleks on abivahendid, rätikud, erinevad suurused, sellised suuremad vihad, igasugused muud asjad. Ehk siis inimene tunneb seda kuuma õhku ja selles saunas on 75 kraadi. Ja ma olin ka seal saunas, ütleme niimoodi, et oli väga mõnus, ta ei ole nii kuum, aga loomulikult kui rätiku mölluks läks, siis tegelikult viskas mul ikka mitu korda niimoodi näo lahmerdama, aga tegelikult niimoodi koreograafina ja lavastajana see lavastuse etenduse ruum on täna ükskõik, mis on see katus, on see, ma ei tea, kellegi muuseum, on see kellegi tagaruum, on see kuskil tänaval, eks igal pool ju tehakse mingi äged etendus, aga see on sinu jaoks ka esmakorda teha sellist asja saunalavale. Mis oli kõige raskem? No see on tegelikult, kui see kunagi, nüüd umbes aasta aega tagasi see esimest korda me seda tegime, kui mulle öeldi, et teeme sauna show, siis sul ju, sa küsid, mis moodi või mida sa teed? Räägime siin oma tuttavatele ka, kes on näitlejad, värgid, et me teeme nüüd saunas, on ju sellist asja, et loomulikult siin on ju limiteeritud ruum ja kõik ja see, aga see kõik on teine, see on sellest hakkab pihta, mis story see on, või lugu, loo jutustus, inimene peab algusest aru saama, ta ei tule sinna mingid okei, meil on ka sisuliselt võib-olla raskemaid asju, aga meil on ka väga meelelahutusasju. Et ta tuleb sinna, ta vaatab, ta saab natuke võib-olla itsitada, võib-olla natukene mõelda, aga raskus on ikkagi, ütleme see, et seal on 75 kraadi. Me võime ju ära õppida kõik asjad, me teame neid liikumised asjad ära, aga see üks spetsiifiline asi on see, kui sul on 75 kraadi, sul saab ajus hapnik otsa. See võib kõik metsa minna, sul ruumitaju kaob ära, ajataju kaob ära, sa hakkad seal hullama, kõik asjad võivad juhtuda. Ja minu arust oli väga huvitav elamus, minu jaoks oli veel täna see, et see publik on tõesti nagu tulnud show'le, seal käis selline möll, trampiti, plaksutati, aplodeeriti, killuti ja tegelikult on see selline publikus esinemine ja me räägime suurest publikust, pea 100 inimest. Nüüd sina olid mu kõrval ja ma nägin täpselt sellist, ma olen teinud mitu üritust koos, kus jälle see pea liikus juba ja käsi, et sa elasid kogu selle tantsu ju läbi endaga. Et kuidas sinu arust näiteks Ksenia hakkama sai täna? No Ksenial on lihtsalt, tal on potentsiaal nii suurest, ta on eluaeg teinud liikumist, tal on nagu lihtsalt see materjal juba nii hea, millega saab juba asju teha. Ta loomulikult tegigi selle väga hästi ära, mitte niisama, ma ei ütle seda, ta tõesti tegi seda ära, koos selle kõigi tehnika ja muuga. See on nii, aga ma olen aus, ma ei suuda olla ja nautida seda, sest ma arvan, et ma ise närvitsen rohkem kui tema, sest ma ei saa enam midagi teha. Ma olen see, kes on seal eelneva töö ära teinud, nüüd mul jääb ainult see. No kohe on läbi ja siis kokkuvõttes oled sa olnud pea nädal või isegi rohkem 10 päeva siin saunaruumis, nüüd saad sa välja, mis sind Villiku nüüd ees ootab, kui see suur koreograafiline teostus on tehtud. Täna saab see läbi, homme hommikul hakkavad uued proovid ja 2 nädala pärast hakkavad uued proovid ja varsti hakkab uus saade. Väga põnev, aga ütleme niimoodi, et rohkem sauna ei lähe see aasta. Ma ei anna pead. Okei, aitäh sulle, edu ja ilusad suve jätku. Aitäh sulle.